Kevad tungib uksest aknast sisse. Meiega oleme tulnud hoopis õue, et oma päikeseenergia akusid laadida. Enne seda oleme laadinud täis kaamerakud ja vaatame lähemalt Ricohi uut peegelkaamerat, milleks on siis Pentax KS2. See konkreetne isend on meil valget värvi, objektiiv samamoodi, aga seda on ka musta värvi, nii et valikuvõimalus on. Objektiivist alustades objektiivi teeb eriseks see, et ta on kokkukäiv objektiiv, ehk siis sellised on transpordi asendis ja kui me nüüd lükkame lahti, siis niiviisi on ta meil pildistamise asendis. Ja suumi vahemik on siis 18–50 mm. Edasi kaamera sisse välja lülitamise nupp ja mis on siis huvitav selle juures on see, et kui me sisse lülitame, siis pildistamise asendis on siin kergelt roheline LED-tuluke ja kui me paneme ta filmimise režiimi, siis läheb see LED-tuluke hoopis punaseks, ehk siis me saame ka visuaalselt aru, kumb režiim meil parasjagu sisse lülitatud on. Peal režiimi valiku ketas, kaamera tagantpoolt, optiline pildiotsija siis Penta Prismaga 100% katvusega, tagumine ja eesmine valiku ketas, et saame parameetreid muuta, siis kontrollnupud ja kallutatav ning pööratav ekraan. Ja see on siis Pentaxi kaamerate kõige esimene peegelkaamera, millel on siis selline võimalus. Ja saab siis tegelikult keerata täitsa ette ja täitsa alla, ehk siis kuidas soov on. Varustatud on kaamera mikrofoni sisendiga, mis on selles suhtes huvitav, et reeglina on ainult nii-öelda ülemise otsa kaamerad on varustatud stereo mikrofoni sisendiga. Samamoodi on kaamerasse sisse ehitatud Wi-Fi ja NFC ehk siis see nii-öelda Near Field Connection võimalus. Ja siin luugi alt on siis avaneb meil ka kenasti USB ja HDMI väljund. Ning siin all, nagu ikka, on meil mälukaart. Hästi oluline omadus, mis selle kaameral veel on see, et nii objektiiv kui ka kaamera ise on ilmastikukindlad. Nad on täidetud ja kanetud tihenditega, mis tagab selle, et siia ei lähe sisse ei tolmu ega niiskust. Kõigepealt kaamerat sisse lülitades avaneb meile ekraanilt põhiparameetrit ülevaade. Me näeme, mis särjaeg meil on, me näeme, mis ava meil on, mis ISO meil on ja muud sellist olulist infot. Nüüd, kui me tahame midagi muuta, praegult saame vastavalt muuta näiteks ava, saame kohe muuta, näeme, mis muutub või me võime minna vajutades info nupule kaamera nii-öelda kiirmenüüsse, kus on veel olulisemad funktsioonid välja toodud. Saame siin nende vahel liikuda ja jällegist tagumise valikuga ette ka muuta neid seadeid. Kui oleme seaded paika pannud, siis võime pilti tegema hakata ja pilti võime teha näiteks ka live views. Ehk siis me ei peagi kaamerat silmete tõstma, mis tähendab seda, et me saame mugavalt ekraani kaamerat sättida ja teeme pildi. Ja nüüd, kui me pilti vaatame, siis me näeme, et meil tegelikult on võimalus viimane JPG salvestada ka RAW'ks, sest me tegime JPG pildi. Vajutame sädekompensatsiooni nupule, nagu spikker ütleb, ja salvestame RAW info ning nüüd me näemegi, et see pilt on meil RAW formaadis. Tegelikult RAW plus, ehk siis meil on nii RAW formaat kui JPG formaat. Kuna see kaamera on varustatud Wi-Figa, ehk siis tal on sisse ehitatud Wi-Fi, siis me saame seda ühendada mobiiltelefoniga näiteks ja mobiiltelefoni abil juhtida kaamerat distantsilt, ehk siis meil on distantspäästik. Selleks on meil vaja lihtsalt nutitelefoni. Oleme siis asetanud kõigepealt kaamera endast kaugemale, pingi peale ära kadreerinud ja oleme ühendanud kaamera ja telefoni Wi-Fi abil. Ja siis on telefonis meil selline aplikatsioon, nagu seda on Image Sync, teeme selle lahti ja me näeme tegelikult praegu seda pilti, mida kaamera näeb, ehk siis live views. Tegelikult me saame siit vaadata veel ka neid pilte, mis meil telefonis on. Me saame vaadata juba tehtud pilte kaamerast ja siit me saame siis kaamerat juhtida. Kõigepealt me saame muuta näiteks valge balanssi siit praegult. Paneme daylight, siis avan F on meil 4, kuna meil on peaaegu nagu maastikufoto, paneme siis natuke kinnisemaks, no paneme näiteks 8 praegult. Saame muuta ka ISO, millegipärast on ta meil 3200, ja me pildisse me ei tea, paneme 100, sest valgust meil on. Ja on ka roheline nupp, mis paneb asjad paika ja saame ka siit ekraanilt näiteks teravustada. Näe, sinna me teravastasimegi. Ja pildi tegemiseks vajutame siis siia. Nüüd on pilt tehtud ja saame seda siit ekraanilt kohe vaadata suurelt. Pentax KS2 kaameraga on võimalik teha väga mugavalt autoportreid. Selleks lülitame loomulikult kaamera sisse
avame ekraani, paneme paika parameetrid, mul on juba paika pandud, lülitame sisse live view, et me näeksime ka, mida pildistame. Seejärel keerame kaamera enda poole, keerame ka ekraani enda poole. Ja nüüd on kaks asja, mis juhtub sellega. Esiteks, päästiku nupp lülitab ümber siia tahapoole, sest nõnda on meil mugavam kaamerat käes hoida. Ja teiseks, kõik tagumised nupud, mis siin on, need ei funktsioneeri selles asendis. Ehk siis me võime julgelt siit kinni võtta, mitte midagi ei muutu, isegi kui me nuppudele vajutame. Ja nüüd ei ole muud kui kadreerida, naeratada ja nuppule vajutada. Ja kui ei õnnestu, teeme veel ühe. Ja ongi tehtud autoportree. See on siis Pentax KS2. Need võimalused, mida me täna näitasime, on tegelikult lihtsalt mõned huvitavamad võimalused. Tegelikult teeb see kaamera täpselt seda, mida üks peegelkaamera peab tegema. Ehk siis temaga saab teha kvaliteetseid, ilusaid pilte iga ilmaga ja igas olukorras.